Tere tulemast siis kõigile nii meil siin Rahvusarhiivi Noora saalis kui ka internetiavarustes meie järjekordsesse uurijatundi. Suur rõõm on siis alustada selle hooaja, selle sügise uut uurijatunni sarja ja jätkame siis samas rütmis, nagu meil on ka varem olnud siin eelmine aasta, et uurijatund toimub siis iga kuu teisel kolmapäeval kell 15 ja siis kordamööda nii Tartu kui ka Tallinna Rahvusarhiivi kolleegide korraldamisel, et võite siis kuu aja pärast juba ka järgmist uurijatundi oodata meie Tallinna kolleegide eestvedamisel. Aga täna on siis meil väga siuke magus teema. Üks nii-öelda iga genealoogi lemmikallikaid, hingeloendid, mis samas leiab siiski palju vähem kasutust kui kirikuraamatud, siis sellepärast saategi natukene täpsemalt täna meie arhivaari Kalev Jaago käest kuulda, mida kõike hingeloendid endast peidavad. Palun. Vabandust, üks asi veel vahele, lihtsalt korralduslikult, et teeme nii, et küsimusi saab küsida pärast ettekannet. YouTube'is on selleks siis chati aken, ma jälgin sealt, mis küsimusi tuleb, loen lõpus ette ja saalis ma siis palun seda, et enne kui te küsite, ma toon teile mikrofoni selleks, et ka üle veebi kuuluvad inimesed kuuleksid teie küsimust. Aga nüüd. Aitäh! Meeldiv on siis alustada hooaega hingede loendamisest. See oli vanasti väga tähtis tegevus, riiklikult tähtis tegevus, välja selgitada palju hingi riigis on, palju saab maksustada. See oli hingeloenduste põhiline eesmärk, välja selgitada maksualused isikud. Ja alati, kui me mingitest allikatest, tänapäeva mõttes ajalooallikatest räägime, siis allikakriitiliselt tuleb asjasse suhtuda ja tuleb välja selgitada, mis eesmärgil neil omal ajal koostati. Kas nad koostati sellel eesmärgil, et meil oleks tänapäeval parem sugupuud uurida või oli sellel dokumendi koostamisel mingi teine eesmärk ja siis me oskame ka paremini neid vastuseid sealt otsida ja ei pettu nii kergesti, kui me teame, mis see omaaegne eesmärk oli ja see omaaegne eesmärk oli eelkõige maksustamise eesmärk, ka sõjaväkke võtmise eesmärk, nekrutite võtmise eesmärk, välja selgitada just nimelt meeshinged, sellepärast on ka meeste kohta rohkem andmeid nendes hingeloendites. Aga kõigepealt sellest terminist hingeloendid, see termin on teaduskäibesse tulnud tänu Sulev Vahtrele. Sulev Vahtre doktoritöö oli hingeloenditest Eestimaa kubermangus ja 1973. aastal ilmus doktoritöö täiendatud kujul ka trükisena. Ja seal ta põhjalikult siis käsitleb neid hingeloendeid ja näitab ka nende kasutamise võimalusi, arvutab seal Eestimaa elanikkonda nende hingeloendite kokkuvõtete alusel ja teeb sellise väga põhjaliku ajaloolis-demograafilise töö põhja oma doktoritööga. Ja muidugi ta kritiseerib seal ka natukene meie arhiivi, sellepärast et arhiivis on need hingeloendid reeglina nimistutes ja ka tänapäevastes paljudes sellistes andmebaasides teiste nimedega. Neil on selliseid, ja lapsel ikka palju nimesid, nad on leitavad ka hingekirjadena, hingerevisionidena, võib ka lausa mingi nimekiri lihtsalt olla ja kui vaadata sellele nimekirjale otsa, siis selgub, et tegemist on hingeloendusega. Ja need hingeloendid muidugi on mõneti ka laienenud või hingekirjad tähendusväljaga ka mujale. Näiteks ka kiriku koguduse liikmete kohta on kasutusel olnud väljend, et kas sa oled seal koguduses hingekirjas näiteks. Selline lausa Eesti kirjandusteostesse tulnud sellised väljendid on olemas. Tammsaare kasutab näiteks
seda hingekirja ja Kallas näiteks, üks paljudest Kallastest, jah. Oskar Kallas ka ja selles mõttes, kui selle hingeloendiga tegelema hakata, siis peab seda arvestama, et alati, kui see märksõna hingeloendid kuskile andmebaasi sisse lüüa, kas või meie arhiivi infosüsteemi, siis see ei pruugi anda kõiki vastuseid. Ei otsi üles kõiki hingeloendeid. Aga allikatest siin veel lähemalt natukene teile seina peale ka pilte Sulev Vahtre doktoritööd ma mainisin, lasin ka siin ringi käima. Mainisin ka arhiivi infosüsteemi, lühendatult AIS. See on siis selline infosüsteem, kus kõik Rahvusarhiivis olevate arhivaalide pealkirjad, ütleme niimoodi, säilitusüksuste pealkirjad on kõik sisestatud ja nendes pealkirjades leiduvate sõnade järgi on võimalik siis otsida seda materjali üles, kas siis jõuda tema digipildini, kui ta on digitud, või siis saab ta siis, kui ta on digimata, saab tellida lugemissaali, uurida seal kohapeal originaalist. Ja kui on digitud, mis meil need genealoogilised allikad põhiliselt nende digimisega me ju alustasimegi, et neid väga palju kasutati, neid lausa loeti ribadeks, et nende säilivust natukene tagada, siis selle digiteerimisega me alustasime just nimelt nende hingeloenditega, kirikuraamatutega ja need on leitavad keskkonnas Saaga. Ja muidugi nende hingeloendite juurde võib minna ka selliste ülemaailmsete keskkondade kaudu, suguvõsauurijad, mormoonid on siin palju tööd teinud ja neil on siin selliseid andmebaase või selliseid keskkondi nagu Ancestry või Family Search. Seal viimasel ajal on palju indekseeritud meie materjale ja on ka võimalik hingeloendeid otsida nimede järgi, mis nad on seal siis indekseerinud. Saab kiiresti ligi. Muidu need hingeloendid, kunagi maailmasõja eelsel perioodil ja pärast sõdagi oli selline allikas, mida uurijad oskasid kõige paremini kasutada ja kõige rohkem teda kasutatigi. Ja veel Aadu Musta raamatus Eesti perekonnaloo allikad, Aadu Must seal ütleb, et see on jätkuvalt kõige kasutatavam allikas perekonnaloo uurimisel. Aga nüüd tänapäevaks on see asi muutunud, võib-olla on tingitud ka sellest, et meil on viimasel ajal üle antud, lausa viimastel kümnenditel üle antud palju kirikuraamatuid, mis olid ennem Siseministeeriumis hoiul, sealhulgas ka personaaliaraamatuid, mis on ka suguvõsauurijate poolt indekseeritud ja kergesti leitavad seal perekonnanimede järgi. Otsite perekonnanime üles, juba saate vastava kaadri sealt kirikuraamatust, leiate üles ja väga lihtne on niimoodi sugupuu uurimist alustada ja tavaliselt nüüd, kui meil on tehtud selline Saaga kasutajate kontroll või saab vaadata, mida Saaga kasutajad kõige rohkem kasutavad, siis kõige rohkem kasutataksegi kirikuraamatuid. Ja kui vaadata siis, mis suhtes on siin hingeloendite kasutamine, siis ütleme 1/4 kirikuraamatu kasutamise tihedusest on siis hingeloenditel. Nii et iga 4. klõps mõnes mõttes võib niimoodi ütelda, aga see ei ole ka täpne, sest seal klõpsatakse rohkemgi, aga ütleme suhtarvus
4 klõpsu tehakse, 3 tehakse või 3 tehakse kirikuraamatutega seoses ja 1 siis hingeloenditega seoses. See on nüüd selline viimase 3 aasta selline statistika. Varem meil on nüüd muutunud see statistika tegemise arvestus ka, nii et meil on selle statistika tegemisega ka muidugi raskusi, aga väga täpset statistikat ei tohigi me teha. Nii et aga laias laastus on see kasutatavus viimasel ajal niimoodi muutunud, jah. Ja kui veel ütelda näiteks saagas saab, korra panen siit teile ette ka selle saaga keskkonna teile kindlasti paljudele tuntud. Teeme selle suuremaks. Siin on selline üldotsing, selline lahter üldotsing. Et siia võib ju ka panna sisse sõna hingeloend. Ja mis siis saab? Missuguseid vastuseid siis saab? See on ju päris huvitav, eks? Paneme sisse. Saab 446 vastust. Eks? Aga põhiliselt need on, jah, siin saab ka sõna seletuse koha kätte. Põhiliselt siit siiski ei otsita. Seda lahtrit on viimase 3 aasta jooksul niivõrd vähe kasutatud, et ta on järjekorras siin otsingute järjekorras 100. kohal. Nii et ei ole see koht, kus otsida ja miks ta ei ole, sellepärast, et kui see saaga leht lahti lüüa, siis esimesel kohal ongi kirikuraamatud ja siin on kohe ju hingeloendid. Siia saab klõpsu teha, pole vaja hakata sisse trükkima üldotsingusse seda hingeloendeid. Siin on täitsa olemas ta eraldi saagas välja toodud, nii et siia on koondatud mitte küll kõik hingeloendid, mis meil on majas, aga need kollektsioonid, 2 suuremat kollektsiooni, need on siis Eestimaa hingerevisjonide kollektsioon. Siin kasutatakse meil veel seda vana sõdade-eelset veel sõna revisjonide kollektsioon ja Liivimaa hingerevisjonide kollektsioon. 2 sellist suuremat kollektsiooni, mis on siis põhiliselt kroonupalati või see kroonupalat on ka nagu haigla terminoloogia aga ütleme niimoodi kameraalkojaks võib ju ka seda nimetada niimoodi läänelikumalt, et selles riigiasutuses koondunud materjal on seal põhialuseks, aga on ka sinna lisatud mujalt võetud hingeloendeid. Nii et sellised võimalused kasutada neid on täitsa olemas. Üldotsingus 100. kohal. Aga näiteks kui vaadata lehtede avamise seisukoha pealt, hingeloendite lehtede avamise seisukoha statistika koha pealt, siis 1 aasta kokkuvõtte sai tehtud siin kiiruga ja siis selgus, et ta on 7. kohal siiski. Nii et selline hoopis teine proportsioon. Aga see on statistikaga mängimine, see põhiline olukord on praegu nii, et jah, 1/4 kirikuraamatute kasutamisest. Et selline tase on. Hingeloendid, mille siis Sulev Vahtre meile välja pakkus. Tema sai nõu veel küsida selles osas Juhan Peeglilt, nii et Juhan Peegel on siin talle filoloogilist nõu andnud selle mõiste puhul. Nii. Nüüd AIS-i juures ma tahaksin teile ka näidata, mis juhtub siis, kui otsida AIS-i juures seda sõna. See AIS on meil siin uus AIS, uue kujundusega siin kodulehe peal iseteenindumisel ilusasti olemas. Siia saab ka üldotsingu teha
ja kui siia panna hingeloend ja vajutame otsi, siis annab sellise nimekirja. Liiga suureks läks. Siin saab piirdatum peal klõpsatest aga järjekorda panna ja siin on ka mõned sellised anomaaliad, kus Sule Vahtre mõistes hingeloendiga tegemist ei ole. Siin 1687 kuni 1744 meie alal hingeloendeid ei peetud. Meie Venemaa impeeriumis Peeter I nendega alustas, nii et põhimõtteliselt Vene impeeriumis juba peeti, aga meile laienesid nad hiljem alles üldarvestuses neljanda hingeloendusega ka. Ja siin ongi see asi, et siin pealkirjas ei ole seda sõna hingeloend, aga siin tuleb arvestada sellega, et meie uus ais, kui sealt midagi otsida, siis ta ei otsi mitte ainult pealkirjadest, vaid ta otsib ka, kui seal märkuste lahtris on see sõna kasutatud või kuskil alternatiivpealkirjas. Nii et siin nimekirjas ta meile alternatiivpealkirju ei paku, märkusi kohe ei näita, aga näiteks kui siin on üks saksakeelne pealkiri, siin on ühe Albukandi mõisaga tegemist, lähme siia peale. Siin on siis näha see saksakeelne pealkiri, läheme siia alla, ikka kuskile paista, et tegemist oleks mingi hingeloendiga. Aga kui me läheme siia päris lõppu koostamise andmete peale, vajutame, siis saame märkuste lahtri lahti ja siin ongi näha, et siin on hingeloend aastast 1782. Nii et selles mõttes täitsa tore võimalus. Muidu otsetõlkes siin saksakeelses pealkirjas on ta Verzeichnis, see on lihtsalt nagu nimekiri, eks. Aga et siin arhivaar on teinud selle töö ära ja on andnud talle selle märksõnas ja märkuste lahtris, et tegemist on hingeloendiga. Oluline täiendus. Nii, lähme siis tagasi. Aga jah, mis ma tahtsin tähelepanu juhtida, ongi see sama asi, et siin tuleb ju pikk nimekiri, üle 1300 vastuse otsisõnale hingeloend. Aga kahjuks on niimoodi, et selle otsinguga seoses ei tule välja, kui neid viitekoodegi vaadata, arhivaarid siin, kogenud arhivaarid teavad, et siin need kaks tähtsamat kollektsiooni, hingeloenduste kollektsiooni on 1864 ja 1865 fondinumbriga, neid siit ei leiagi. Ta ei otsi üles neid suuri kollektsioone kahjuks. Nii et siin võib-olla märksõnastamisega me tulevikus suudame selle asja paremaks teha, aga nii, et me hakkaksime neid vanu omal ajal koostatud pealkirju ja ka fondi nimetusi ümber nimetama. Ma ei tea, kas sellel on mõtet. Esiteks, seal on ka mingisugune selline ajaloolis-kultuuriline selline roll. Näha ka, kuidas keel ja kuidas mõisted on arenenud. Ja teisest küljest arvutimaailm on ju selline, kus on võimalik väga erinevaid kihte üksteise peale ehitada. Ja uue kihi olemasolu, kus on see märksõna hingeloend, ei tähenda seda, et tuleb asendada kõik sõnad, hingerevisionid ja hingekirjad selle uue hetkel tuttavama sõnaga nagu hingeloend. Nii et põhimõtteliselt on siin võimalik tööd teha, edasi tööd teha, et kõik need ajastu ja keelekihid oleksid alles ja otsitavad. Nii et võimalusi edaspidiseks tööks on palju. Nii. Ma läheks siis nüüd siia tagasi ja näitan teile ka natukene seda Anchestri keskkonda. See on selles mõttes kõige uuem uudis üldse. Sven Lepa ühes arhiivitunnis seda küll juba tutvustas, aga põhimõtteliselt ka hingeloendite kontekstis on see ikkagi väga kõva sõna.
see annab nagu võrdsustab neid võimalusi otsida nime järgi, mis ennem oli kallutatult nagu kirikuraamatute suunas, aga nüüd on natuke neid hingeloendeid järele aidatud. Ja see Ancestry koduleht on muidugi ingliskeelne, aga nagu need allikad on jälle omakorda võõras keeles, niimoodi üks tõsine suguvõsa uurija muidugi suudab need paar sõna endale meelde jätta, mis on vajalikud ja mida nad tähendavad ja muidugi see searching on väga tähtis sõna ingliskeelsetes andmebaasides ja kui siia peale vajutada, siis meil on õnneks ka nagu keskajal kirikutes, et kirjaoskamatutele ja keelevõõrastele inimestele on ka pilt hüppab ikka kuskil ka silma, kuskil on ikka mingi pühaku kuju ja mingi lugu hakkab jutustama ka pildiliselt ja siin muidugi viskab automaatselt meile ette Ameerika, Põhja-Ameerika, USA pildi, aga siin on ka nimekiri maadest tähestiku järjekorras ja meil on siis vaja siia kuidagi otsida Euroopat ja Euroopast Estoniat. Nii. Ja nüüd siin kõrval on siis need materjalid, mis on siis digitud, põhimõtteliselt ju meie poolt digitud, aga Ameerikasse kasutamiseks antud. Ja siin on raamatuid on siin ka, aga mis meil on tähtis, see hing on inglise keeles. Kuidas on hing inglise keeles? See on soul on siia kirjutatud, jah. Ja nagu te näete, ma teen natukene suuremaks, siin on see nimekiri. Ja siin meil on indekseeritud ainult see periood hingeloenditest, mis on perekonnanimedega. Nad on perekonnanimesid märkinud, eks. Nii et perekonnanimede eelset aega me peame ikka vanaaegsel moel niimoodi otsima hingeloenditest. Ma lähen siia peale, ühesõnaga 1826 kuni 1916 on siin daatumid. No need viimased ajad on siin tegelikult ümberarvestuslehtede daatumid, et viimane hingeloendus tehti aastal 1858, aga hiljem jätkati ümberarvestuslehtedega. Ja kui siia peale minna, siis võime ju otsida, ma ei tea, kas saalis on kellegil mõni, või ma kasutan Aadu Musta mälestuseks tema leivanumbrit. Tema nimelt tema avastas, et perekonnanimi Lenin on Eestis pandud. Vaatame, kas ka need võõramaalastest indekseerijad on selle üles leidnud ja välja õieti lugenud. Ja ma ei ole seda ennem proovinud, see on praegu siin koos otsimine ja no näete, ongi neid Lenineid kohe Eestimaal päris palju. Madis Lenin näiteks ja Amalia Anette Lenin ja täitsa palju Virumaal siin neid Lenineid on. Ja nüüd, kui me tahame siis vaadata seda, ma ei tea, millist Leninit me tahame vaadata, aga no paneme siia Madis Lenini, siis peaks vaatama seda. Ja teeme ta suureks. Ja nüüd tuleb ta muidugi siit siis üles otsida. Siin on üks hingeloendus. Siin on ka aastaarv 1858, see on viimane hingeloendus. Siin on ka kuupäevaliselt ära märgitud 10. aprillil. Kuigi see, nagu Sulev Vahtre näitab, see kuupäeva märkimine siin selles vene keeles trükitud
põhja peal, et see tegelikult on üpris eksitav. Et tegelikult neid hingeloendusi viidi läbi pikemalt perioodil ja mõnikord leiab hingeloenduse lõpus hoopis mõni päev hilisema kuupäeva. Nii et see on võib-olla selle alustamisaeg. Mõnikord on lihtsalt pandud siia aprill ja mingid numbrid ei ole pandud. Mõnikord see jäetud üldse tühjaks, nii et on selliseid. Nii et siin on üks selline koht, kus saab allika kriitiliselt analüüsida seda hingeloendust. Ja näete, siin on ka hea võimalus näha vene tähtide tunnete, ma loodan, et siin on näha ka, kuidas siis vene ametlikus keeles seda siis nimetati, seda hingeloendust. See on reviska ja skaska. Skaska on võib-olla tuttav sõna, see on muinasjutt, eks. Tänapäeva inimesed saavad sellest aru kui muinasjutt. Aga see ei tähenda muidugi, et see oleks siin kõik väljamõeldiseks. See skaska tuleb sõnast skazat. Ühesõnaga, ütluste järgi pandi kirja siin need inimesed. See tuleb sellest. Eks muinasjutte öeldi ka üles, eks. Aga mida meie tahtsime siit üles leida? Meie tahtsime Madis Leninit siit üles leida. Ja näete, siin ta tõesti on. Madis Lenin, ta on siin küll vanas kirjaviisis. Täidetud on see venekeelne trükitud blankett ju ikkagi sakslaste poolt ja saksapäraselt, eks, ja saksa keeles. Kuigi ametlik Vene riigivõim nõudis juba varakult, et täidetaks ka vene keeles ja siis käisid suured kirjavahetused ennem seda hingeloendite läbiviimist, et ikkagi kohalikud sakslased kauplesid välja õiguse, et nad ikkagi täidavad selle saksa keeles. Nii et see oli suur kauplemine alati. Ja saksapäraselt on ta kahe nõrga teega, ega siis teda kunagi küla vahel keegi Madediseks ei kutsunud, vaid ikka ta oli Madis, aga saksapäraselt kahe nõrga teega niimoodi kirja pannud. Ja siin on temal ju pojad ka märgitud ja lausa pojapoeg on märgitud. Nii et siin on ka vanused eelmise hingeloenduse ajal, käesoleva hingeloenduse ajal ja selline vahelahter on, siin on midagi selle Madis Leniniga juhtunud aastal 1856. Gestorben, jah, surnud. Ja muidugi on siin kohe paralleelselt ka naiste pool, aga naiste pool on selline õredam. Oli juttu, et eesmärk oli maksustada inimesed. Et naiste kohta on siin vähem andmeid, mis siis naisi diskrimineeriti või? Ei ole, vastupidi, mehi diskrimineeriti. Meeste kohta pidi sellepärast rohkem andmeid olema, et neid tuli rohkem jälgida. Nende pea pealt võeti pearahamaksu. Naised olid maksuvabad selles mõttes. Nende peade pealt raha ei korjatud. Nende vastu selles mõttes tunti ka vähem huvi ja vähem andmeid siin. Siin on ainult see lahter, kui vana ta on käesoleva hingeloenduse ajal. Siin on keegi Jüri naine Mai, 29-aastane. Ja muidugi ta on pandud siia nagu reglement ja eeskiri nõudis. Ta ei ole siia päris üles kirjutatud, vaid ta on Jüri taha kirjutatud. Nad on Jüriga ühe joone peal. See oli ka nõue, eeskirjad, kuidas täita hingeloendit. Nii. Lenin on leitud. Ühesõnaga täitsa töötab, nii et soovitan kasutada, et see hõlbustab kindlasti vähemalt perekonnanimede panemise ajast, hõlbustab seda kasutamist. Aga nüüd, kus ma siin olingi, ma tahtsin ju edasi minna. Tere! Ma tahtsin rääkida teile sellest, et allikaid, kui mingit teemat uurida, kas või näiteks oma sugupuud, siis väga soovitavad ajaloolased, et võimalikult palju erinevaid allikaid kasutada, kompleksselt. Kui vähegi võimalik kõik, mis selle teema kohta puutuvad, kõik allikad läbi töötada, sest need allikad annavad erinevaid vastuseid mõneti. Võib ju tekitada ka küsimus, milline allikas valetab ja mis seal on, aga kui te teate, mis eesmärgil mingi allikas koostati ja hingeloendite eesmärk on meil teada, põhieesmärk oli maksustamine, sellepärast me sealt näiteks maksuvabasid seisusid nii lihtsalt ei leiagi. Esimese hingeloendusega 1782 veel mõni niimoodi kirja pandi.
veel vana niimoodi oma süsteemi jätkuna, aga põhimõtteliselt aadlikke, kes olid maksuvabad, nendest hingeloenditest muidugi ei leia. Aga linnakodanikke ikkagi leiab, sest ka linnakodanike kohta, ka nemad pidid pearahamaksu maksma ja nii edasi. Aga mis on hingeloendite kui allikate selline võimalus? Isegi paremad mõnes mõttes on hingeloendid kui need personaaliaraamatud kirikutes, on see, et nendel on läbiv viitesüsteem. Kui te leiate oma esivanema näiteks üles aastast 1858 sellest viimasest hingeloendist, siis seal on näidatud, kus ta asus eelmise hingeloendi ajal. Numbriga on näidatud perenumber näiteks või talunumber. Te saate eelmise hingeloendi lahti lüüa ja leiate ta sealt üles. Sealt on näidatud näiteks ka tema isa ja kõik sugulased, kes seal hingeloendis oli üles kirjutatud ja kuidas nad on liikunud, kus nad on leitavad. Ja niimoodi on võimalik nende viitesüsteemide järgi leida sellele sugupuule sellise ilusa kondikava välja, joonistada ühesõnaga see sugupuu praktiliselt sinna esimese meil toimunud hingeloendini välja 1782, kus ju veel ka perekonnanimesid ei olnud. Aga kuna viitesüsteem on, siis sellist teerajalt eksimist nagu kirikuraamatutes seal varasemal perioodil võib sageli juhtuda. Seda nii tihti ei juhtu. Nii et selles mõttes siin on ta tugevam isegi see allikas kui kiriku, näiteks meetrikaraamat. Kuigi meetrikaraamatust saab täpsemaid kuupäevi ja vanus oli hingeloendis üldse selline suhteline mõiste, seda on ka kontrollitud, et eriti palju miski pärast seal ütlemise järgi on kõik väga ümmarguselt 60-aastased, 50-aastased, 30-aastased, eks. Ja siis järgmises hingeloendis on lihtsalt juurde arvutatud sinna, palju siis eelmisest hingeloendist mööda läks, siis arvutati ja lisati sinna lihtsalt see number, eks. Keegi kirikuraamatu järgi väga kontrollima nende vanuseid ei hakanud. Kuigi on mõned sellised näited, kus siiski kontrolliti. Nii et järjehoidmine ka perekonnanimede eelsel ajal ja muidugi perekonnanimede panemine kui selline, kui seda teemat uurida ja seda on ju Aadu Must omal ajal põhjalikult uurinud ja selle kohta eraldi ongi andmebaas tehtud, siis seal ongi ju põhiallikad, ongi ju, kust on see info võetud, ongi seoses hingeloendustega. 1826 tehti üks vaheloendus, kus on siis Liivimaa talupojad esimest korda kõik terviklikult perekonnanimedega ja siis 1835 on eraldi perekonnanimede raamatud Eestimaa kubermangus, kus on siis kõik talupojad oma perekonnanimedega. Nii et selles mõttes väga head allikad. Ja just seoses hingeloenditega. No ja mis siis hingeloendid võib-olla ka natukene võimaldavad, see on rände uurimist, kuna see viitesüsteem näitas, et kust talupoeg tuli, kuhu läks, eriti kui varasemal perioodil, kui oli päris orjusaeg, ega siis ju palju ei liigutud. Ja kui keegi kuskile maha müüdi või kuskile nekrutiks läks, siis see kohe fikseeriti, sest talupojad olid ju sunnismaised selles mõttes. Nad olid kinnistatud mingi oma koha külge ja siis see liikumine ja siis selle talupoja tagaotsimine ja see oli ju väga oluline. Et ükski hing kaotsi ei läheks. See oli väga oluline. Venemaal sai isegi hingede arvu järgi pangalaenu. Ei olnud tähtis, kui suur su mõis on see mõisahoone, kivihunnik tegelikult. Tähtis oli palju sul hingi oli, selle pealt said sa pangalaenu. Ja isegi pruuditurul oli see väga kõva argument. Ikka kirjandussegi tulnud Koogoli surnud hinged, mäletate, ja need surnud hinged olid ka sellised asjad, mis tekkisid selle hingeloendi omapära tõttu. Kuna neid hingeloendeid peeti küll kindlate aegade tagant, aga siiski mõne vahel oli seal 10-15 aastat
ja need inimesed, need lapsed siis põhimõtteliselt, kes näiteks sündisid perekonda hingeloendite tegemise vaheajal ja jõudsid ka ära surra ennem järgmist hingeloendi tegemist, siis nad ei kajastu seal üldse. Nii et selles mõttes üks nõrk külg hingeloenditel. Aga muidugi see taluperemees, kelle pojad sündisid 2 hingeloenduse vahepeal, see võis õnnega koos olla, sellepärast et siis ta ei läinud kohe, need pojad ei läinud ju maksu alla. Ta sai neid tükk aega kasvatada ilma riigile raha maksmata. Nii et selline omapära. Ja siis muidugi vahepeal surnud inimesed, nad olid ju ikkagi nagu hingekirjas ennem uue hingeloenduse tegemist. Ja siis olid sellised nupumehed, nagu me Gogolist loeme, kes hakkasid neid paberil elavaid hingeloendis nagu ametlikult elavaid inimesi, aga tegelikult surnud hingi kokku ostma. Odavalt sai. Aga paberi peal mõjus ja kui sa läksid näiteks teise mõisniku juurde, ütles, et vaat, mul on 1000 hinge. Ega ta ei küsinud, kas nad elavad tegelikult ka või on ainult paberi peal sul 1000. 1000 hinge. Tütar, tule siia. Vaata, siin on üks tore mees, tal on 1000 hinge. Vot see selline omapära, mis see hingeloendisüsteem tekitas. Nüüd muidugi hingeloendites, eriti varasemates ja eriti Liivimaa osas on ka päris hästi jälgitavad igasugused kohanimed, külanimed, talunimed, aga siin peab ka suhtuma nendesse kriitikaga, sellepärast et see hingeloendite see reeglistik oli selline, et iga uue hingeloendusega kõigepealt tuli võtta vana hingeloendus ette ja sealt ümber kirjutada need, kes seal olid ja siis tuli hakata märkima, kes vahepeal surnud on ja kes on juurde tulnud ja nii edasi, nii edasi. Ja selline konservatiivne süsteem ei soodustanud ja see on ju ka eesmärgiks näidata neid uute talude tekkimist, kui mingi suur talu oli juba 3 jagatud, seda ei hakanud hingeloendist reeglina keegi näitama. Ikka pandi nad selle vana ühe talu alla ja nii võib juhtuda, et ühe talu all on hingeloendis 60 inimest. Uskumatu, 60 inimest. No tegelikult neid muidugi nii palju seal ei olnud. Nii et see fiktiivne rahvastik alati, et siin tuleb ka allikakriitilist suhtu. Või on siis vastupidine näide, ühes talus on ühe hingeloendi ajal ainult üks inimene, 3-aastane poiss. Siis järeldada, 3-aastane poiss üksinda pidas talu või paberite järgi nii nagu tuleks välja, aga tegelikult oli ta nähtavasti elas hoopis kuskil mujal, aga kuna selle ümber selle hingeloendite kirjutamise ja koostamise loogika oli selline, et võtsid vana hingeloendi ette, panid siis sinna kirja, kes seal ennem kirjas olid, kes vahepeal olid ära surnud, siis need märkisid surnuks, üks poiss oli ellu jäänud. Sa pidid ta selle talu juures ikkagi kirja panna, mis sest, et ta tegelikkuses oli kuskil juba kaugel, kellegi kasuperes või issand teab kus kohas. Nii et jah, ikka kriitika. Igasuguste allikate suhtes peab olema kriitiline ja kui neid on erinevaid allikaid kasutada, siis nad hakkavad ju üksteist toetama. Te saategi hakata mõtlema, et selles küsimuses, mis on väärtuslikum informatsioon, kas kirikuraamatus on täpsemalt see asi märgitud või hingeloendis on see asi täpselt märgitud, miks siin nii, seal teistmoodi. Ja muidugi perekonnanimede, seda sai ka öeldud, et perekonnanimede panemise kõige kompetentsem allikaliik on see hingeloend. Hingeloendite pidamise juures oli see väga tähtis. Nii, nüüd me oleme siin rääkinud nendest küll juba, aga ma ei ole teile näidanud, palju neid siis üldse tehti, et see kõige tähtsam asi on see, et ega neid ju palju ei olnud. Aga siin on näha, mis rütmiga neid tehti. 1782 üle venemaalise süsteemi järgi 4. hingeloendus, meil siis meie alal esimene,
aga üldiselt ikkagi käibel ja viitesüsteemis ja see ülevenemaaline Rooma 4 on tal ikkagi jälgitav, et see tähendab siis seda üle impeeriumi ühel ajal ju toimus selline hingeloendus, 4. hingeloendus, mis meil oli esimene. Ja noh, ta on muidugi säilinud lünklikult, esimene ikkagi, aga ütleme niimoodi, et suuremad lüngad on Liivimaa osas. Eestimaa osas on need lüngad väiksemad ja neid lünki on võimalik ka selles mõttes taastada, kui on järgmine hingeloendus säilinud, sest seesama järgmine hingeloendus tähendas seda, et kõigepealt kirjutati eelmise hingeloenduse andmed ümber. Siis saab järgmisest hingeloendist teada, mis seis oli eelmise hingeloenduse ajal. Nii et see on taastatav selles mõttes mentaalselt. Aga ega selle järgmise 5. hingeloendusega ju lood Liivimaal ka sugugi head ei ole, ka Liivimaa osas on siin suured lüngad. Aga Eestimaa osas on juba päris hästi. Ja 6. hingeloenduse eripära on see tehti 1811, see oli juba sõda Euroopas käis, Napoleoni sõjad käisid ja hirmus kiire oli ruttu vaja välja selgitada nüüd see meeste vägi, keda saaks sõtta võtta. Ja siis tehti kiiruga niimoodi, et jätti naised üldse välja sellest ja pandi ainult mehed kirja. Nii et see oli selle Napoleoni sõja mõju. Ja kui ütleme 1782-1795, see oli ju Katariina teise valitsemisaeg, eks, siis nende hingeloendite puhul saab tõesti ütelda, et seal on nii meeste kui naiste kohta võrdselt andmeid. 1795 on märgitud ka naisterahvastel, kus nad olid eelmise hingeloenduse ajal. Et selles mõttes väga oluline, hea allikas. Aga jah, 1811 tuli siis selline pauk sisse, et naised jäid kõrvale, kähku pandi ainult mehed kirja. Ja see tingis siis ka selle, et kui 1815-16 oli 7. hingeloendus, siis hingeloenduste ümberkirjutatal naiste osas ei olnud võtta seda eelmist seisu ja niimoodi jäigi ainult naistel nüüd see käesoleva hingeloenduse olukord fikseerida, kus nad olid või kus nad liikusid või mis nad tegid ennem, see puudub. Nii see juhtus, nii see siin juhtus tänu Napoleoni sõdadele. Ja oli juttu jah, et tehti ka siin vahepeal 7. hingeloenduse järel või 2 loenduse 1834 ja 16. vahel tehti üks selline vaheloendus 1826. Seda Liivimaa osas on seal olulised need perekonnanimedega koos hingeloendused ja Eestimaa osas jõuti ka natukene teha, aga seal ei olnud perekonnanimedega midagi pistmist, vaid see oli ilma perekonnanimedeta pered üles märgitud. Aga korraline 8. hingeloendus 1834, siis üks aasta selle järel ja nad on füüsiliselt on nad kõrvuti ja meie siin nimistutes ja andmebaasides on nad lähestikku, on siis need 1835. aasta perekonnanimede panemise raamatud. Kuigi osaliselt on juba 1834 mõnes mõisas on seal hingeloenduse ajal juba talupoed näidatud koos perekonnanimedega. Aga siis on veel 35. aastal topelt nad niimoodi ära märgitud. 9. hingeloendus 1850 ja 10. viimane 1857-58. Nii et päris pika lõtkuga neid tehti, ikkagi see oli suur ettevõtmine ja neid ei saa selles mõttes päris tänapäevaste rahvaloendustega võrrelda, kus on üks ajahetk ainult, väga lühike ajahetk, kus püütakse kõik rahvastik fikseerida. Seal ikkagi see liikumine jõudis midagi ikkagi seal selle aja sees ka juba jõudis toimuda, nii et sellega peab kindlasti arvestama. Nii. Et veel teid hirmutada, ma teen selle suuremaks, siis
selline, oi, nüüd läks siit kuidagi ära. Tahtsin lihtsalt suuremaks teha, aga ega ei loe siit nagu nii välja, see on selline laustekst saksa keeles, no niinimetatud kooti kirjas, võib-olla aastaarvu loeb välja, et anno 1782, 14. märtsil on siis siin Liivimaa kubermangus, Tartumaa Kreisis, Kodavere kihelkonnas, Alatskivi mõisas siis ette võetud selline hingeloendus. Aga see leht on tegelikult järgnevate lehtede sissejuhatav leht. Siin kõrval on jälle eelmise mõisa, Kodavere kiriku mõisa viimane lehekülg. Siis on siin näha, siis see on 1782, eks siis eelmise revisjoni andmeid veel ei olnud, aga siin on näha, et on ühes jutis nii naised kui mehed ilusasti üksteise algus juures on näidatud ka ära sugulus. Siin on üks kneht Enno, see on sulane ja tema abikaasa. Huvitav on niimoodi, et abikaasal on pandud ka nähtavasti isa nimi ette, Lauri Leeno. Ja siis nende pojad, nende tütred, 3 poega, 3 tütart. Lahtritega on vahet tehtud. Meeste lahter on see, poiste lahter on see, naiste lahter on see, tüdrukute lahter on see. Niimoodi nad siit tulevad, jah. Ja ta oli siis puhtalt saksa keeles, siin ei ole veel mingit venekeelset blanketti ega midagi, nii et see bürokraatia ei olnud veel nii kaugele arenenud siin koha peal. Aga nagu me viimases 1858. aasta pild nägime, oli see blankett ka juba täitsa olemas. Nii. Nüüd ma tahtsin teile näidata kus see siis nüüd tuleb. Nüüd mul ongi siin, et ma ei saa teile enam interneti pilti ette. See jäi mul siia ette ja nii ta siin mul on. Nii, oota väike abi. Ma tahtsin teile nii palju, kui veel aega on siin, ega meil hakkab aeg ka otsa saama, tahaks küsimustele ka vastata, aga selle slaidishow'ga ma selles mõttes olen ühel pool, aga lihtsalt tahtsin teile näidata veel mõningaid pilte, mis on võetud meil siis Saaga keskkonnast ja ma tahtsin näidata, et üks selline koht, kus saab veel kiiresti liikuda, sugupuud on ju palju uuritud, üks teile kindlasti tuntud keskkond on genikeskkond ja mõned korralikud uurijad on olnud, kes on sugupuud teinud ka niimoodi, et on pannud viited, kus nad need andmed on saanud. Ja mul on siin näiteks üks selline Luisla Mart, see on Läänemaalt Uugla mõisa alt ja tema kohta on siin antud viited ja ma võin need suuremaks kruvida natuke ja näete siin see, kus on HL, eks, see on hingeloend 1782 pildikene, hopsti, kui siia peale minna, kohe pilt tuleb ette, näete, siin on küla nimi Torf, siin oleks nagu G-täht, aga ma pean teile ütlema, et see on J-täht, Jalukse küla on see siis. Siin seda Luisla Marti tegelikult ei näe, see on siin. See Luisla Mart on siin, eks. Abikaasa Maret. Mart 49-aastane, Maret 46-aastane, eks. Nii, kui me selle kinni paneme, siis järgmine pilt 1795. Jälle see Jalukse küla ja
näete, geni kasutajad on ka nii kasutajasõbralikud, nad on kasti ümber joonistanud, rohelise kasti, et ikkagi see, mida me siit lehe pealt otsime, on siin. Siin on Louis Lamart, siin taha veel kirjutatud midagi virt. Sellised, mõned sellised märksõnad, mis on genealoogias võib-olla eriti vajalikud meelde, et see virt on tähtis asi, see on ikkagi peremees, eesti keeles peremees. Aga kui see kohe meelde jääb, Maret on, näete ka siin, mõlemad on vanemaks saanud. Siin on vanus eelmise hingeloenduse ajal, siin on käesoleva hingeloenduse ajal see vanus. Lapsed tulevad ka, üks laps on kahjuks siin gestorben ja üks on ära surnud, su täisealisena on ära surnud. Aga selles mõttes abi, kui te ei saa nendest saksakeelsetest terminitest asja kuidagi, siis meil on siin natukene abi ka siin samas iseteeninduses on sellised abimaterjalid. Ja näiteks no siin on selle koodi kirjas välja loetud näiteks mingisugused tähestiku järjekorras, kui minna siia see 2V peale, see peaks siin tagapool kuskil olema tähestiku järjekorras. Noh, siin on ta isegi kahes variandis. Lühendina ja siin on 2V RTH, I nagu ei olegi ja siis on välja ka kirjutatud virt. Noh, peremees. Ühesõnaga, see võib-olla natukene aitab, kui te seda vähemalt esimese tähegi kuidagi paika saate panta, siis hakkate seda sõna kuju natuke siit nimekirjast otsima ja saate võib-olla abi, mis tegelasega on tegemist. Kuigi tänapäeval on võimalik ka juba ju kasutada tehisintelligentsi ja panna näiteks kuskile ja kasutada siin mingisugust programmi, aga jah, meil selline vanaaegne võimalus on ka siin olemas. Nii et geni on ka tegelikult üks koht ja kui te teete siia genisse oma andmeid ja kui te tahate usaldusväärsemana välja panna, sest genis on väga palju vigu, väga palju sellist soperdist, siin topeltasju ja erinevaid ja vastukäivaid asju ja kui te tahate oma andmeid näidata usaldusväärsematena, siis proovige see viide ka siia panna. Nii et see annab palju juurde ja teinekord endal ka hea liikuda siin ja vaadata. Nii et võib-olla selle soovitusega ma praegu lõpetaksin ja nüüd, kui kellelgi on küsimusi, siis vastaksin hea meelega. Jah. Suur tänu Kalevile selle põhjaliku ülevaate eest. Vaatasin, et juba midagi on ka meil YouTube'is kogunenud küsimuste poole pealt. Kutsun kõik üles veel küsima, aga alustan kõigepealt saalist. Kas meil saalis on Kalevile küsimusi? Nii, siis vaatame korra siia arvutisse. Nii, selle jutu juurde, et loendis talus oli vaid üks 3-aastane poiss, kes tegelikult elas mujal. Kuidas see haakub väitega, et hingeloendid võimaldavad rändeid uurida? See ongi keeruline. Ma rõhutasin siin seda, et eriti varasemate hingeloendite puhul. Siis, kui juba talurabas oli vabaks lastud ja rändamine oli suureks läinud, siis saadi ise ka aru, et see väljub kontrolli alt. Rändamise ja see liikumise seisukohalt oli hingeloendi vorm ja kuni selle ajani, kuni 1816 ütleme. Kuni 1819 oli see selline hea allikas. Aga pärast seda läheb asi segaseks, tekib seda fiktiivset rahvastikku ja see rändamine on ka, murdosa rändamist on nendes ümberarvestuslehtedesse, ma ei jõudnud süveneda siin ajapuudusel, aga seal on ka ju näidatud nagu, et inimesed on läinud teise kubermangu, teise mõisa, on ümber kirjutanud ennast, aga kui vaadata teisi allikaid, kas või ka personaaliaraamatuid või mingeid muid allikaid, siis on näha, et see rändamine on olnud tohutult suurem ja väga paljud inimesed, kes tegelikult on rännanud, on jäänud hingekirja oma koduvalda, aga kus nad füüsiliselt tegelikult asusid, see on hoopis teine lugu. Nii et see on tõesti keeruline küsimus. See on siis ka nagu, kas
hingeloendid võib natuke vaadates niisuguse nii-öelda sissekirjutusena, et kus sa siis nagu olidki tänapäevaga võrreldes ja meil sama probleem ja fiktiivne rahvastik. Nii, on veel küsimusi, mõtteid? Tundub, et ka veebis pole küsimusi lisandunud. Sel juhul ma arvan, et võimegi siinkohal tänasele uurjatunnile otsa peale tõmmata. Suur tänu Kalevile, tänud kõigile kuulajatele ja kohtume siis juba kuu aja pärast uuesti. Aitäh! Aitäh!